esimene tervitus laivis. No kuule, tere hommikust ja ma tahaks öelda, et kohvi, aga täna on tee. Ahah, ma pean sinust eeskuju võtma, sest sul on see, mis tee sul oli? Mul on, me teeme siis reklaami või? Alustame reklaamiga. Jogiteed ja tegelikult minuga on siuke lugu, et ma mingi hetk avastasin, et, või noh, ma olen kogu aeg teadnud, et mulle kohvi täiega meeldib. Aga siis ma mingi hetk avastasin, et kuule, hei, aga kui palju sa tarbid seda? Ja siis mulle tuli meelde, et need tšaid ja need on siis, see on kurkumi tšai ja tilga siukse kaerapiimaga ja ma olen avastanud, et see on minu jaoks siuke suurepärane asendus kohvile. Et ma olen ise praegu selles kohas, kus ma teen hommikuse kohvitassi ikkagi, sest vaata see lõhn ja noh, see maitse ja siuke, et hommik ei ole hommik ilma kohvita, ma usun, et sa tead. Ja siis ma lähen päeva peale nende peale üle. Jaa, ma peaks ka üle võtma, ma eile, just täna hommikul mõtlesin, kui ma kohvi tegin, sellest lõhnast ma ka ei loobu, aga võib-olla siis sellest, et ikkagi sa teed hommikul selle kohvi ära, nuusutad natukene, aga siis lähed jood teed lihtsalt. Jaa, no ma olen proovinud seda totaalset kohvivõõrutust ja kui sa vähegi oled kohvijooja, siis jäta paariks päevaks ära ja siis ma ikka nägin mingi peavalu ja siuke vererõhu teema värki, et ma hommikusest ei loobu, aga... No väga hea. No see oli nüüd täpselt õige sissejuhatus nendel teemadel, millest meil täna hommik just juttu tulebki, on ja? Oled sa valmis kohvist rääkima? Ma olen valmis kohvist rääkima. Okei, aga tõesti tore on tervitada sind, kes sa oled tulnud vaatama, siin tere hommikust, reede hommikut sulle ja tere hommikust, Helena. Tere hommikust. Nii äge naine, ma pean ütlema seda kõigepealt. Aitäh. Ja sa oled kirjutanud ülihea raamatu, ma olen lugenud siit oma peatüki juba läbi. See on muide klassika, mulle tundub, et... enamus vähemalt alustavad enda peatükist ja mulle tundub, et tagantjärgi, et see loogika vaata, et tee raamat niimoodi, et sa saad ainult ühe tüki läbi lugeda, et see pidas paika. Aga teiega aitäh sulle. Ja, aga hakkame siis pihta ja ma loodan, et ka sinul on palju küsimusi varuks, et me näeme neid siit telefonist ja me näeme natukene, kui me kissitame silma, siis me näeme ka sealt ekraani pealt natuke neid küsimusi. Näe, kofeiini, vaba kohvi. Ja, aga alustame kõigepealt sellest, et miks on vaja ettevõtjal teada, milline tüüp ta on, miks see tuleb üldse kasuks, et ma teaksin, milline tüüp ma olen human designi järgi? Ehk siis sisuliselt, et kuidas võiks human design kasulik olla, on ju? Ettevõtjale. Ettevõtjale. No alustuseks on see, et ma arvan, et kõige rohkem human designist võib kasu olla nendel, kes on juba kuidagi proovinud ja ettevõtlusega on siuke tore lugu, et ilmselgelt see teema on minu jaoks kuidagi hästi aktuaalne olnud. Et ma olen ise ettevõtja olnud äkki 16 aastat nüüd juba või 15 või 16, ühesõnaga pikalt. Ja hästi siuke äratav hetk minu jaoks oli see, kui ma sain aru, et okei, et see, et mul nagu on ettevõte, ei tähenda seda, et ma ettevõtja olen. Ja et on nagu väga suur erinevus, kus sa tekitad endale lihtsalt töökoha, kus sa oled ise enda ülemus ja sul on väga palju rohkem kohustus ja sa tegelikult ei tea mitte kunagi, kas sul üldse palgapäev saab ka olema, on ju. Või siis ettevõtja ja siis teine pool, ma alustan natuke kaugemalt, on ju. Aga siis ma sain aru, et oota, aga et sisuliselt see, mida tavaliselt traditsionaalselt õpetatakse ettevõtjatele, sellepärast, et mul on natuke siukest nagu ettevõtlushariduse tausta, ja ma sain aru, et oota, aga see, mida ma teen, et see nagu ei päde siin, on ju. Ja mul on kulunud väga pikka aeg, et aru saada, et millisesse ettevõtjate kategooriasse ma siis ennast mugavalt paigutada saaksin. Ja siis ma avastasin sellise termini nagu loovettevõtja. Ja Wikipeediast täiega soovitan sul võta, guugelda, vaata, mida Wikipedia ütleb loovettevõtjate kohta. Ja siis see tekitas mus jälle siukest, et kuulge, et päriselt ka. Et tegelikult te nagu ütletegi, et kusagil on justkui olemas inimesed, kes siis kasutavad ettevõtlusvormi sellise loomingulise eneseväljenduse realiseerimiseks siin maailmas. Ja Wikipedia siis sisuliselt ütleb, et see võiks olla kuidagi nagu madalamalt tasustatud ja tead siuke, et väärtuspõhine, enamus inimesi siis kuidagi teevad seda elustiili võtmes ja nii ja no. Ja siis ma, alustuseks mul on siis päris palju selliseid ettepanekuid, et kuidas see võiks olla teisiti, aga kõik algab endast. Ma arvan, et human designist võib väga palju kasu olla, kui sa praegu kuuled ja sina lähed ka sellesse kategooriasse loovettevõtja. Ehk siis, kui sa teed midagi, mis on loominguline eneseväljendus. Ehk siis on hästi suur erinevus, kas sa nii-öelda nagu ehitad, ma ei tea, tuuleparke, või siis sa pakud mingisugust toodet või teenust, mille sa ise oled loonud. Või siis, et sinu ettevõte on nagu nii-öelda rohkem nagu sinu põhine. Et mulle tundub, et neid asju ei eristata piisavalt selgelt. Ehk siis siuke nagu suur ettevõtlus
või siis ka võib-olla mingisuguste toodete teenuste vahendamine, et see on tegelikult hoopis teistsugune lähenemine. Nüüd, kui sina kvalifitseerud sellesse kategooriasse loovettevõtja, mulle nii meeldib lihtsalt see termin, et siis tegelikult alustuseks hästi tihti me alustame sellest, et mina olengi oma ettevõte ja sealt on hästi oluline tekitada see distants ja siis kui sa oled juba proovinud igasuguseid tehnikaid, mida minu meelest on lihtsalt maailm nii täis ja sa oled aru saanud, et oota, aga mingil kummalisel põhjusel, kui ma teen täpselt nii, nagu teevad teised, kes on mingis vallas edenenud ja see minu puhul ei toimi, siis mis värk on? Mis värk on, on ju. Ja teine asi on see, et ma usun, tegelikult täiega anna märku kommentaarides, kui see sind vähegi kõnetab, aga ma usun, et päris paljudel meie kuulajatest ja ma ei tea, äkki sul ka on kogemusi sellega, et sa võtad mingisuguse strateegia, mis justkui ongi selline, et ma ei tea, kas siis turunduse 100% tõestatud. Ja esiteks on see, et see on sinu puhul täiesti ebaloomulik. Et näiteks mina ei saa, ma tean, kuidas ma võiksin ka oma mingisuguseid asju turundada, aga see on hästi kunstlik minu puhul. Ja siis ma tunnengi, et ma olen kuidagi hästi võlts. Ja üks asi, vähemalt mida ma ise olen kuidagi hästi tundnud, on see, et eriti kui me räägime Eestist ja Eestis millegi tegemisest ja see on mõnevõrra väike turg ja üks variant on see, et Eestis sa ei jõua sisuliselt kaugele sellega, kui sa lihtsalt üritad midagi lollidele pähe määrida või nii-öelda lollidelt raha ära võtta. Ja üleüldse ma arvan, et sellega ei jõuagi kaugele, sellepärast et sa võid lühiajaliselt küll mingisuguse X summa raha kokku koguda, aga see ei loo mingit väärtust pikas perspektiivis. Ja nüüd hoopis teine asi on see, et kui sa päriselt püüad kõnetada neid inimesi, kellega sa tegelikult resoneerud, kes on siis need sinu inimesed, kellele sul on suure tõenäosusega midagi väärtuslikku anda ja kellega saab siis vahetada mingit toodet või teenust raha vastu. Ja siin ma olen täiega seda meelt, et ehedus on kõige kõrgem sagedus, et kui me räägime loovettevõtlusest, siis paratamatult ikkagi inimesed ei vali ainult sinu toodet või teenust, nad tegelikult valivad ka sind. Ja see nüüd on teoorias lihtne, on ju, aga seal taustal, et me kõik saame teha justkui samu asju, aga täiesti omamoodi, mis tähendab seda, et tegelikult ka ettevõtluse võtmes meil on võimalik seda teha loomulikult. Et kui me räägime sellisest human designi võib-olla kõige pinnapealsemast, samas ka sellest vundamendi osast, millest tegelikult ka see raamat räägib, ehk siis energiatüübid, et siis tegelikult on hästi suur erinevus, kuidas sa ka ettevõtjaks saad. Et kas sa lähed ja püüad välja mõelda seda äriideed ja pushida ja punnitada ja algatada ja tegelikult enamuste inimeste jaoks on see erakordselt kunstlik. Et lähen ja nüüd mõtlen välja, brainstormin, üritan välja punnitada mingisuguse äriidee ja siis ma lähen vägisi seda maailma realiseerima. Et kui paljusid sa tead, kelle puhul see päriselt kuidagi eduni on viinud? Jah, ma olen kogenud seda, et inimesed tunnevad ennast süüdi isegi, et neil on OÜ on ju olemas, nad peavad midagi tegema, aga nad ei suuda välja mõelda või algatada midagi ellu viia ja siis nad kuidagi vinduvad aastaid ja süüdistavad ennast selles, et nad ei saa. Et minu puhul, ja jällegi ma tahan öelda, et taustainfona mind on ka ikkagi kasvatatud toimetama niimoodi ja mind on õpetatud toimetama niimoodi, et kui sina ise kätte ei võta ja ei lähe ära ei tee, siis sa ei jõua mitte kuhugi. Ja ma olen seda teinud ja ma olen jõudnud kohtadesse, kus ma tavaliselt peale maksun hullult punnitanud ja ei ole sündinud sellest ei rahulolu ega siis ka mingit välist ägedat lilleaeda, on ju. Et mina siis human designi võtmes olen sakraalne tüüp, sina ka. Ja kui sa näiteks ise ka täna mõtled, siis sa ju tegelikult oled ju jõudnud selleni, mida sa praegu teed, kuidagi asjade loomuliku kuluna, on ju. Et üks asi viib teiseni ja siis kuidagi vot see, et mina ka ettevõtjaks ei saanud niimoodi, et ma lihtsalt ühel hommikul ärkasin üles, et kuule, et vaata kui äge oleks, on ju. Ja tegelikult mul on tohutu respekt ja mul on lihtsalt, ma olen nii, kõik loovettevõtjad on mulle nii südamelähedased, sellepärast, et see nõuab parajat hulka hullumeelsust, et sa astud välja sellest mugavustsoonist, eriti siis, kui sul on kohustused ja pere ja lapsed ja võib-olla sa oled veel ka ainus pere leiva lauale tooja. Et see nõuab tohutult suurt usku, usaldust ja parajat kogust hullumeelsust. Aga nüüd me astume välja hästi erineval viisil ja moel, et võib-olla kui hästi kuidagi energiatüüpe sisse tuua, on ju, siis
siis manifestorid on need, kes võiksid algatada, aga jällegi algatada selle sisemise loomingulise impulsi pealt. Ja jällegi seal tasub nagu hästi palju silmas pidada seda, et ettevõtlus valdavalt on ikkagi siuke pikaajalisem teekond ja et manifestorina püüdes kuidagi püsivalt ennast tööle panna, kaugele ei jõua. Et jällegi, et sellele võiks läheneda teistmoodi, ehk siis selleks, et seda teekonda nagu päriselt ka nautida, et ei ole niimoodi, et ma tulen ära sellest nii-öelda orjuspõlvest, palgatöölt, lihtsalt selleks, et hakata iseenda orjapidajaks, mida ma olen täiega teinud ja ma usun, et äkki sulle on ka tuttav. Et kuidas seda nagu mängu iseenda jaoks loomulikult üles ehitada. Et näiteks sakraalse tüübina ma olen päris kindel, et kui sa praegu kuuled ka, et siis ikkagi see on niisugune üks asi viib teiseni. Elu teatud mõttes toob sinuni need mingisugused ristmikud või võimalused. Ja noh, kas sa siis oled piisavalt julge, et seda teha. Teisalt, nüüd, see on niisugune pinnapealne tasand, et kuidas sa loomulikult ka seda mängu mängida võiksid. Et jah, meil on vaata niisugused nii-öelda ühiskondlikud normid ja reeglid, et kuidas ettevõtlus välja näeb, aga tegelikult selle mängu sees sa saad luua ju kõik ise nii, nagu sa tahad. Tegelikult sul on võimalik luua sellised tooted ja teenused, nagu sa tahad, iseasi, kas sa julged. Sul on võimalik hinnastada oma tooted ja teenused tegelikult ka täpselt nii, nagu sina tahad, mitte nii, nagu seda teevad teised või nii, nagu, eks ju? Nagu turg soovitab. Täpselt, et tegelikult sa saad selle mängu ju luua nii, nagu sina seda tahad. Nüüd kogu see põhjus, et miks mitte, on nüüd see, millega saab tööd teha. Ja human designi sellistest sügavamatest kihtidest tegelikult saab hästi palju välja noppida seda, et mida tegelikult sinu kliendid tulevad sinu juurde otsima. Ehk siis üks asi on nüüd see jälle, et noh, mida me nagu nii-öelda letile paneme, on ju. Aga vähemalt enamuse ajast kliendid ei tule niivõrd otsima ala topsi, eks ju, vaid siis seda, mis seal topsi sees on. Et mida siis tegelikult saad sina pakkuda oma kliendile, kas sa saad seda kõige vabamalt ja loomulikumalt teha läbi selle väljundi, mida sa praegu kasutad. Ja mida ma olen väga palju näinud on see, et hästi paljud inimesed tegelevad täiesti õige asjaga. Noh, et sa oled leidnud oma kire, sa oled leidnud oma südamelähedase asja, sa oled selles valdkonnas spetsialist, aga see toode või see pakend või see vorm, kuidas sa seda teed, on hästi piirav, hästi ahistav. Ja siis ei ole mõtet mitte loobuda, vaid nii-öelda mängida selle vormiga, et kuidas see oleks sinu jaoks loomulikum. Et me saame tegelikult hästi palju välja noppida seda, et kuidas sina saad hästi loomulikult kommunikeerida oma sõnumit ja millele sa saaksid toetuda, mida tegelikult kliendid tulevad sinu juurde otsima, mis on see sinu jaoks see kõige lihtsam, kõige loomulikum asi, mida sa enda puhul ei oska üldse hinnata ega väärtustada ja kuidas vaata ka sellele rohkem panustada. Et kõik see ja mul on tegelikult hästi meeldinud human designi ühendada sellise ärikonstellatsioonidele omase süsteemse lähenemisega, et samamoodi me tegelikult ärisse ei tule lihtsalt äri tegema ja eriti loov ettevõtlus, et tegelikult ka anna kommentaarides märku, kuhu me võib-olla varsti vaatame, et me ei ole nii neutraalsed, kui me midagi ise loome või ise pakume, me oleme sellega emotsionaalselt seotud. Kes sa saad öelda? Täielikult. Aina. Mis tähendab ka seda, et siin ongi see hästi suur erinevus, kus me räägime suurkorporatsioonist ja see on see, et mul on lihtsalt äri pärast, et raha pärast. Just nimelt, sest et tegelikult äri eesmärk on ju teha kasumit. Nüüd loov ettevõtluses see on hoopis midagi muud. Ja see on nii äge, et ma nagu kuidagi sain aru, et milliste ettevõtjatega tahan ka mina rääkida ja mis on see valdkond, mis mind hästi kõnetab, et me oleme emotsionaalselt seotud. Me paneme killukese ennast sinna sisse ja see on ka see põhjus, miks mingisugust nii-öelda kellegi teise toodangut või loomingut, vaata on nii palju lihtsam ju promoda, edendada. Ja miks on ka nagu nii palju lihtsam, kui sa töötad kellegi heaks ja sul on mingisugune tops, on ju, et miks on sul seda topsi palju lihtsam müüa, kui näiteks seda topsi, mis sa oled ise savist voolinud oma kätega valmis teinud. Sellepärast, et kui nüüd mina tarbijana ütlen, et mulle ei meeldi sinu tops ja sa oled selle topsiga emotsionaalselt seotud, saad ise vastu näppe. Sa saad ise vastu näppe ja see on see, mida me kardame ja see on see, mis tegelikult hästi tugevalt piirab ka loov ettevõtluses kuidagi nagu väljaastumist ja mingid ebamugavate sammude tegemist.
et ma tean täna ise ka nii palju nii ägedaid, nii andekaid inimesi, kes siis pakuvad kas mingit hästi unikaalset teenust või loovad midagi oma kätega. Minu meelest nagu oma kätega loomine on miski, mida me võiksime lihtsalt nii palju veel rohkem au sisse tuua, eriti sellises hästi masinlikul ajal. Ja nad ei näita seda maailmale. Nad nagu kuidagi hoiavad iseennast. Päris põnev. Väikesena. Ja ma usun, et see perspektiiv, mis sa praegu võib-olla iseenda kohta ära tundsid, mina küll tundsin, et tõepoolest mul on lihtne müüa teiste tooteid, mitte iseenda loodud asju. Aitab sul ka hinnastada ja mulle nii meeldib see, et sa tõid jälle niisuguse nii huvitava nagu mõtte siia ettevõtlusesse, et tegelikult tõesti meie oleme need loojad, on ju. Meie määrame need tingimused, meie määrame kõik asjad, tegelikult meil on võimalik vähemalt seda teha. Meil on seda ja minu jaoks on see nagu hästi elumuutav koht, et ma ei saa ise täna öelda, et ma nagu olen kõik päriselt, nüüd täna veel sellesse kohta viinud, kus on kõik nii, nagu ma tahaksin, aga mulle tundub, et ega seda vist ei saagi nagu ühe hüppega teha. Et samm-sammu haaval ja minu enda teekond on ikkagi hästi palju selline katse-eksitusmeetod, et ikka korralikult vastu näppe ja kõigepealt teed kindlaks, et okei, see ei toimi ja see ei toimi ja tooga ei toimi. Tavai, aga kuidas veel saab? Aga ma küsiks korraks nüüd vahele, et sa ütlesid just, et leida see enda ehe on ju. Hästi mõnus sõnastus oli sulle, ehedus on, mis sa ütlesid? Loomulik. Ei, sa ütlesid midagi, et ehedus kõige kõrgem sagedus. Kõrge sagedus, just. See lause on nii mõnus. Aga nüüd see sama sinu enda kogemused ütlesid, et sa oled saanud kõvasti vastu näppe. Kas nüüd tagantjärgi sa näed, et kui sa oleksid teadnud varem, milline tüüp sa oled nagu human designi põhjal, kas siis oleks olnud asjad teistmoodi? Jah oleks, aga siis ei oleks ka seda raamatut ega midagi muud, on ju. Et vaata jälle, on ju, me mängime, oleks-poleks, eks ju, et mind ennast on kuidagi hästi elu õpetanud hindama seda teekonda, et tihtipeale meid vaata hindama oma teekonda sellise väliste saavutuste järgi. Aga kui miski oleks olnud teistmoodi, siis see teekond poleks mind ju kasvatanud selliseks, nagu ma täna olen. Ja kui me lähtume nagu sellest, et asi ei ole niivõrd neid välistes saavutustes ja minu meelest ettevõtlus on lapsevanemaks olemise kõrval üks paremaid enesearengu vorme ja viise, et tegelikult ettevõtluses sa põrkud nagu kõigi oma piiravate uskumuste takistustega. Sa pead leidma selle julgused välja astuda, sa õpid ennast tundma erinevates kriisides ja konfliktides. Et see on nagu tohutult hea eneseareng ja sul on tegelikult läbi selle, eriti kui sa just nimelt lood ka väärtust, ehk siis, et sa mitte lihtsalt ainult, ma ei ütle, et üks on hea või halb, või et kuidagi peaks ühte eelistama teisele. Ja ma arvan, et on erinevad inimtüübid. Et ühtesid tõmbab pigem selline rahapõhine äri ja teised on pigem väärtuspõhised. Aga see, kui sa nüüd midagi väärtuspõhiselt tuua tahad, ei tähenda seda, et sa sellest raha ei tohiks saada. Eks ju? Et selles mõttes see teekond kasvatab sind. Mis tähendab seda, et ma arvan, et on hästi oluline seesama see ebaõnnestumine ja pange panemine, et see on nagu hea, et sellest on viimasel ajal hakatud kuidagi nagu rohkem rääkima. Ja minu meelest USA-s oli hästi see printsiip juba aastaid tagasi, et kuidagi rohkem investeeringute võtmes usaldatakse ka neid ettevõtjaid, kes on vähemalt ühe äri pankrotti lasknud, on ju. Ja meil Eestis me nagu räägime küll sellest, aga mitte keegi tegelikult ei tahaks ebaõnnestuda. Me kõik tegelikult ju tahaksime, sest et aitäh haridussüsteemile, et on õiged vastused ja on valed vastused. Ja nii kui sa kuidagi nagu pange paned ja eriti kui sa veel nagu avalikult käpuli käid. Aga et kui palju me hoiame ennast väikesena kartes teha neid samme ja proovida, et näha, mis siis üldse saaks, kui ma võib-olla prooviksin mingit teistsugust toodet või teenust. Ja ma arvan, et meil on ka nagu väga palju selline illusioon, tere tulemast sotsmeedia maailma, et vähemalt kui mina teen lahti sotsmeedia, millest ma üritan täiega eemalduda, siis me näeme jumala palju ju neid inimesi, kes on kuidagi näiliselt hästi nagu edukad, on ju. Et kuidagi pildid on ilusad ja tundub, et neil on kõik hästi ja et nad müüvad oma kõik mingid üritused välja ja et nende toodetel läheb jumala hästi. Tegelikult alati ei ole ju nii. Et meil on kõigil mingisugused asju täiesti tuksi läinud, et sa oled kuhugi jumala palju panustanud ja siis... Kui rääkida nendest tüüpidest, et ma tean, et võib-olla siin mõni kuulaja ei ole veel üldse human designiga väga üldse kokku puutunudki, et kuidas saab enda kohta selle testi ära teha sinu enda lehel? Võib-olla Anna Saades, kes huvitub täna tegema enda kohta testi? Ma arvan, et me saame selle pärast kuskil chati ka panna, aga minuhumandesign.ee ja seal saab teha endale sünnikaardi. Ja tõenäoliselt kohe varsti saab juba alla laadida ka selle
tasuta kirjeldusega kaardi, ma olen seda nii palju temminud, mulle tundub, et on valmis saanud. Et ja siis no sinna lehele on ikka aastate vältel tekkinud juba nii palju infot, et alustuseks sealt saab juba nii mõndagi. See raamat on nüüd energiatüübi võtmes kõige olulisem, lihtsa praktilisel moel kokku pakendatud ja see on nagu nii äge on nüüd rääkida sellest raamatust, issand, selle ilmumisest on möödas nüüd 4-5 kuud või? Ja see on jälle nagu nii korralik paks raamat. Et see on jälle nii naljakas, kuidas nagu mingi osa teekonnast vaata, et siit kindlasti leiab nii mõndagi põnevat ja kasulikku. Ma tegelikult soovitaksin alustada sellest sünnikaardist ja vaadata, et kas ja kui palju üldse see süsteem ja lähenemine kõnetab. Et human design on üks nendest tööriistadest, mis on kuidagi minuga jäänud ja see ei ole kõigile. Aga kui see vähegi kõnetab ja kui nagu miski tekitab sükest nagu äratundmist, siis tegelikult ka ettevõtluses sul on sealt võimalik saada neid sükseid kasulikke nippe ja juhiseid, et hakata proovima teistmoodi. Et okei, et ma olen siin selles mängus ja ma arvan, et mis puudutab eriti ka nagu ettevõtlust ja paljusid asju elus, et kui sa nüüd nagu päriselt otsustad, et nagu I'm all in. Ja ma usun, et päris paljud ettevõtjad, ma ei tea, kas sina ka, aga mina kunagi ikkagi pendeldasin hästi pikalt selle vahel, et kas ma lähen oma teed või et siis nagu ma saan alati tagasi minna kuidagi turvalisse palgatöö maailma, on ju. Aga et kui sa nagu otsustad, et okei, ma teen seda, aga nüüd mul on vaja leida viis, kuidas seda teha. Et see on see selline hästi elumuutav hetk. Väga äge. Kas too välja võib-olla need põhilised tüübid ja ka milline see ettevõtja on, nagu kas oskaksid niimoodi mõne lausega, ma tean, et see on väga keeruline. Jaa, sellepärast, et ma tahaks täiega minna peensustesse ja rääkida kohe mingist avatusest, täidetusest ja aktivatsioonidest ja värkidest, aga kui me nüüd püsime hästi sellisel üldistaval tasandil, ma ei taha öelda pinnapealsel, siis kui sa oled manifestor, siis tasuks usaldada üleüldse, ma arvan, et manifestorite jaoks ettevõtlus on üks parimaid viise raha teha. Sellepärast, et siuke püsiv töötamine ei ole manifestoritele ja see kirg kaob ära. Nii kui kaob ära uudsus, kui sa oled manifestor, siis, ma ei tea, lehvita, anna märku. Kirjuta kommentaari, kas sa oled manifestor. Jaa, et seal kaob hästi kiiresti ära see siuke tuhin. Et manifestorid on võimelised väga kiiresti edenema. See siuke 0-100, täna tekkis idee, homme mul on ettevõtte ja nädal aega hiljem ma olen juba jumala palju müüke teinud. Aga nüüd nii kui kaob ära see uudsus, nii kui tuleb hakata nagu iga jumala päev samalaadseid asju tegema, siis hakkab täheke kustuma, on ju. Et manifestori puhul kindlasti tasuks algatada selle loomingulise idee pealt ja mul on nüüd hästi lihtne seda teoorias öelda, sul manifestorina on ilmselt paras teekond sinna minna, aga go crazy. Et ära nagu muganda oma seda hullumeelset ideed, mida enamus manifestoreid teevad. On see, et mul on mingi hästi suur maailma raputav idee. Ma tahaksin midagi teha täiesti nagu enneolematul moel. Ja siis on siuke toota, aga mida nad arvavad ja äkki nagu see kuidagi on liiga palju ja kellelegi ei meeldi ja ja siis hakkab tead siuke nagu, hakkam maha koorima neid hullumeelseid kihte. Ehk siis manifestorina on hea, kui sul on, kas sa lood siis mingisuguse toote, mis müüb ennast sinu eest, või siis, et sa teed mingid tulemuspõhiseid, mingid sutsakaid. Ma ei tea, on see siis mingisugune sündmus või mingid sellised asjad, mis ei kesta igavesti. Ei eelda seda, et sa nagu igavesti, iga jumala päev, ma ei tea, lähed a la kooki küpsetama, on ju. Või siis, et sa pigem loodki juba sellise süsteemi, kuhu sa saad kaasata teisi inimesi. Et sulle jääb see algatav potentsiaal ja siis sa kaasad teisi inimesi, kes järjepidevalt töötavad. Nüüd ma võtaks võib-olla järgmisena projektorid ja siis jätaksin sakraalid sinna tahapoole, tavaliselt ma teen teistpidi. Nüüd projektor. Kui sa oled projektor, siis täiega lehvitan, ma näen, et keegi on manifestor, anna märku, kes see vähegi kuidagi kõnetas sind. Pärast viskame vist kommentaaridele ka pilgu peale, on ju. Nüüd projektorina. Minu meelest projektorid on nagu täiuslikud ettevõtjad just sellistel nõustavatel või juhtivatel ametitel. Et kui sa oled projektor, siis sa oled mingis valdkonnas nagunii tänaseks juba spetsialistiks saanud.
kõik projektorid on mingis vallas, mis neid kõige rohkem huvitab. Ja tihtipeale projektorid hästi keskenduvad oskustele, mida ma olen nagu õppinud, unustavad ära selle loomuomase ande. Et siis väike meelde tuletus sulle, et tegelikult me tuleme otsima sinu juurest seda loomuomast annet, mitte niivõrd sinu diplomeid, sest et diplomid ei tee tööd, sina teed. Ja projektorid, ma tean väga paljusid väga edukaid projektoreid, kes ongi ära tulnud palgatöölt, saanud aru, et oota, see, mida ma teen, on väärtuslik, pannud sinna külge väga mõistliku tunni hinna või sükse hinnasildi ja pakuvadki teenust. Kes pakub projekti juhtimist, kes töötab mingisuguse süsteemiga, ma ei tea, projekteerijad, sisekujundajad, igasugused coach'id, nõustajad, terapeudid, see ampluaa on tohutult lai, et viise, kuidas pakkuda sellist nii-öelda tailor-made lahendust teisele ja projektorina tegelikult ka lihtsalt ära unusta seda ära, et sa oled siin selleks, et pakkuda neid tailor-made lahendusi, mitte püüda teha palju võimalikult soodsalt ja kõigi jaoks. Et niisugune teenusepõhine äri, see ei välista jällegi toodet, aga ikkagi kõige kõrgemalt hinnastatud on ikkagi need üks-ühele, et ma loon sulle ainult sulle sobiva lahenduse. Ja selles mõttes, et projektorina on hea ettevõtjaks saada ka nii, et kuidagi sa näed juba seda kutset ja siin on hästi oluline hakata nägema, mida sult tegelikult küsitakse, otsitakse. Ja sellepärast ma ütlengi, et sellest on nagu rääkida on lihtne, aga see teekond selleni. Ma mingi hetk paar aastat tagasi tegin neid teekondasid, energiatüüpidele tööalase edenemise teekonnad ja need olid nagu nii väärtuslikud, et seal oli nagu näha, kuidas 3 kuu vältel, kui sa nagu päriselt ellu rakendad, see nagu üllatab ennast ka, et oota, aga kui ma lõpetan nagu projektorina näiteks algatamise ja ma hakkan päriselt vaatama, et mille eest mind kõige rohkem tunnustatakse ja mida mult kõige rohkem küsitakse, siis ma saan aru, et oota, aga ma võiksin seda teha hoopis teistmoodi. Ja kui on julgust seda teha ka, siis on küllaltki kiiresti ka tulemusi näha. Siis on meil reflektorid. Ma ei kujuta ette, kas meil mõni reflektor on praegu see on see haruldane liik. Ja reflektorid minu meelest on nagu parimad sellised keskkonnaspetsialistid. Ehk siis parandusettepanekutega PDF. Ma olen seda kogu aeg niimoodi öelnud, et sa oled erakordselt tark vaatleja, see on nagu suurepärane keskkondade looja, mida iganes see sinu jaoks tähendab. See võib olla füüsiline keskkond, see võib olla energeetiline ruum, kus teine saab tunda, et teda on nähtud ja hoitud. Enneolematu tarkus selle osas, kuidas midagi tervendada, parandada, igasugused juhtivad, coachivad ametid. Võime näha, millist toodet või teenust keegi keskkonnas vajab. Et reflektorina ettevõtjaks, aga siis ka jällegi, et ma näen seda kutset, ma teen hoolikalt selle valiku ja ma pakungi kas siis mingisugust väga spetsiifilist, kõrgelt tasustatud, kõrgelt hinnastatud toodet või siis võib-olla olen loonud mingi keskkonna, mida ma annan teistele kasutada, et jälle neid väljundeid on palju, aga nagu ühine nimetaja nende 3 tüübi puhul on see, et ära ettevõtluses panusta sellele, et sa lood endale töökoha, kus sa kogu aeg töötad. Ja ma täiega tahaks, et sa annaksid sellest märku kommentaarides, sellepärast, et ma olen nii palju näinud mitte sakraalseid tüüpe. Ja jällegi, kui sa lähed nüüd traditsionaalsele mingisugusele ärikoolitusele, siis seal on see laias laastus see mudel on kõigile, on ju. Ja kui sa lähed turundust õppima, siis sa saad aru, et kuidas sulle tegelikult kirjeldatakse psühholoogiat, inimpsühholoogiat ja kuidas sa saaksid siis inimpsühholoogiat teades midagi kellelegi ahvatlevaks muuta. Ja ma tahaks ääremärkusena mainida, et mulle tundub, et selles osas on ka meil hästi kõik muutumises, et väga paljud ka sellised psühholoogiliselt manipulatiivsed turundusstrateegiad toimisid väga hästi, kui teadlikkus oli väiksem. Et kui ma ei saanud aru, et meiega manipuleeritakse. Nüüd, kui ma saan juba aru, et sa näiteks manipuleerib minuga läbi, ma ei tea, mingite oranžide või kollaste siltide poes, millega tegelikult ei kaasne soodushinda, siis ma ju ei lähe mänguga enam kaasa. Ja pealegi ma olen tegelikult seda meelt, et kuna kellelegi meist ei meeldi, et meiega manipuleeritakse, siis mulle tundub, et tegelikult äris oleks ka nagu, et on olemas ka teine viis, kus ma mitte ei ürita sind kuidagi enda mängu manipuleerida, sult midagi ära võtta, vaid et mul on sulle midagi pakkuda. Ja kui sa tahad, siis palun. Ja kui see sind ei kõneta, siis ei kõneta. Ja suurema tõenäosusega siis on ka see võimalus, et võidan mina, võidad sina, on ju. Aga nüüd, need sakraalsed tüübid.
keda meid on kõige rohkem, ma näen seal kommentaarides juba manifesteerivaid generaatoreid, ma nägin enne generaatoreid, mul nii meeldiks, kui me saaks seda kuidagi vetsast välja zoomida, et näha seda suuremat pilti seal, aga sakraalsed tüübid, sina ja mina ka. Ja üldjoontes parimal juhul meie saame ettevõtjateks niimoodi, et meil on kirg millegi vastu ja siis ühel hetkel me saame aru, et sellel on vaja anda väljund ja see väljund on ettevõtlus. Kuidas sinust ettevõtja sai? Ma olin tööl ja siis ma tundsin, et mind ahistab midagi ja ma tegin tööandjale ettepaneku, et kuule, et ma teen OÜ ja ma hakkan sulle teenust pakkuma. Las ma teen seda, mida mulle meeldib teha omadel tingimustel. Ja. Et kui minu käest on küsitud, et kuule ettevõtlus, sellepärast, et tegelikult ka ma olen lihtsalt nii palju nagu mingi peale maksnud ja no, igasugused ratsionaalsed inimesed on sellised, et kuule, miks sa seda teed? Sa võiksid olla oma mingite oskuste annetega nagu kus iganes kõrgelt tasustatud tööle, sul läks nii palju paremini. Aga see loominguline vabadus. Ma ei saa alati öelda, et ajaline vabadus asukohalise vabadusega on äge lugu see, et ma unistasin sellest, kuni ma siis 2 aastat tagasi Egiptuses sain aru, et oota, et ma olen nagu mingi hotelli voodis, läpakaga ma teen Zoomi ja ma olengi asukohaliselt vaba, et teen näimet. Aga minu meelest on see täiega illusioon, vähemalt alguses, noh, et nüüd ettevõtja elu on see, et ma tegin OÜ, eks ju, ja siis ma panin mingi toote välja, see võib nii minna, aga ära arvesta sellega. Ja ära ole pettunud, kui ei lähe nii. Ja siis järgmine süke kaader on see, et ma olen mojitodega kuskil rannas, on ju, ja siis nagu raha voolab ja elu on lill, on ju. Et generaatori või manifesteeriva generaatorina see teekond tavaliselt ongi nii, et ma kuidagi nagu teen midagi ja siis, või siis mul on hobi. Hästi palju ma olen näinud sakraalsete tüüpide puhul seda, et on nii-öelda palgatöö, noh, inimesel peab palgatöö olema, turvatunne, arved on vaja maksta, eks. Noh, ja siis inimesel võib ju olla hobi, mis nagu natukenegi laeb ja toidab teda, et elul mingisugunegi mõte oleks. Ja sakraalse tüübiga on nagu see põhimõte, et küsimus ei ole selles, mida sa teed. Küsimus on selles, millise energiaga sa seda teed. Ja tegelikult see energia on see, mis tõmbab ligi. Et ma olen, raamatus on ka see legendaarne kaneelisaiakeste näide, mida ma ei taha praegu hakata siin uuesti pikalt ümber rääkima, aga see on minu jaoks olnud hästi süke perspektiivi muutev koht, kui ma sain aru, et oota, aga asi ei ole väljundis, ehk siis, et ma ei pea kinni hoidma sellest, mida ma täpselt teen. Ja et on täiesti okei, et ka minu huvi ja kirg muutub ajas. Ja tegelikult nagu see, mille eest mulle ka kõige rohkem makstakse, kus ma loon kõige rohkem väärtust ja kus see tegevus täidab ja toidab ka mind, on see, mis mind kõige rohkem sütitab ja mul silma särama lööb. Ehk siis sa ei pea ennast süüdi tundma selles, kui sa tegeled mitme asjaga või sa vahetad asju, eks ju? Manifesteeriva generaatorina sinu jaoks tegelikult, sa oled ju manifesteeriv generaator, eks ju? Mina olen ilma manifesteerivata see täitsa tavaline generaator. Et ma võin öelda, et ega mul ka, kui ma teen kogu aeg repiidi peal, ma ei saa repiidi peal samu asju teha. Ja see oli minu jaoks hästi suur arusaamine, et sakraalne tüüp ei ole siin ikkagi selleks, et teha mitte keegi meist ei ole loodud tuimalt masinlikult tegema tükitööd. Ja siin tulevad mängu juba need igasugused nüansid, mis seal taustal peituvad, aga mul endal on väga vaja arengut ja uudsust. Mis tähendab seda, et ma tunnen väga, et ma hakkan sisemiselt surema, kui ma teen samu asju kogu aeg ühtemoodi. Ja see on ka see, miks ma tegelikult ka HD võtmes mingite asjade tegemise olen ära lõpetanud või siis olen kuidagi nagu muutnud midagi, mida ma teen. Ja miks tegelikult see aasta ma tahan ka väga palju katsetada igasuguste täiesti uute kastist väljast asjadega, mille osas mul ei ole õrna aimugi, kas need üldse kedagi kõnetavad. Aga see lööb mul silmas ära, nii et vaatan, mis saab. Et siin on ikkagi see süke kire teekond ja see on vast kõige suurem süke loogika error. Et selle sammu tegemine, et mul peab olema turvaline töö, mida ma teen sellepärast, et midagi tuleb teha. Ja siis ka see sama lugu meid on nii palju sellesse kasti tambitud, et me oleme õppinud nii palju oma kuidagi sükest eluenergiaga manipuleerima, me oleme õppinud nii palju ennast kasti suruma, selle peab pealt tegema, meile on nii palju räägitud lugusid selle kohta, et kui sa, klient ei ole kuningas on, et kui sa ei tee nii, nagu klient tahab, siis kes siis ikka tahab, eks ju, sa nälga sured ära. Et kuidas nagu jõuda sellesse kohta, et see loominguline vabadus, et mida iganes sa teed. Ja ma tahaksin selle tõesti kõlama, et nii nagu sa ka ütled, on ju, et eriti kui sa oled manifesteeriv generaator või siis
väga uudsust vajava energiaga lihtne generaator, kes on võimeline oma tähelepanu ümber lülitama, siis sa ei pea saama spetsialistiks ühes valdkonnas. Sa ei pea ennast piirama sellega, et nüüd, et see selline spetsialist olemine on rohkem projektorite pärusmaa ja sakraalse tüübi esindajana see kirg on kõige olulisem. Mis tähendab seda, et tegelikult on nagu okei, kui sa ka nagu lõpetad midagi ära ja ütledki, et okei, et aga vahetevahel mingi asi ongi vajalik selleks, et viia sind järgmise etapini. Millega sina ettevõtlust alustasid? Müügitööga. Nii, ja siis sealt edasi? Et mis oli järgmine ettevõte või? Igasugused erinevad valdkondi on olnud tegelikult. Ehk siis sa tee selleni, mida sa täna teed. Ongi olnud ju nagu üks asi viib teiseni ja... Ja kui sa täna püüaksid kõike seda teha, mida sa oled minevikus teinud, siis see ju koormaks sind. Ehk siis sa oled ju mingid asjad lahti lasknud ka teekonna vältel. Absoluutselt, jah. No võt. Et vahetevahel mingid asjad on ka, et see on toonud mu siia, ma nüüd lasen selle lahti ja lähen siit nüüd edasi millegi uuega, et see on teekond. Nüüd manifesteerivate generaatorite jaoks see võib olla hästi mitmekülgne teekond ja ma tegelikult olengi soovitanud, et hea on, kui sa hoiad oma ettevõtlusega hästi mitmekülgsena, et seal asjad ei edene alati nii kiiresti, nagu sa tahaksid ja kui asi muutub üksluiseks, siis seal on hästi lihtne hakata iseennast saboteerima. Et okei, aga sa võid vabalt olla ja kusjuures ma tean nii paljusid manifesteerivaid generaatoreid, kes ongi ma tean näiteks juuksurid ja coachid ja siis nad võib-olla veel vabal ajal, ma ei tea, teevad käsitööhteid. Ja siis tundub ju, et kuule, et nagu et inimesed ei võta sind ju tõsiselt, eks. Et kuidas sa siis saad olla, minu meelest juuksur nagu nii on alati inimestega töötava inimene, on ju, aga loogika ütleb ju, et inimesed ei võta mind ju tõsiselt, kui ma ei pühendu ühele valdkonnale ja kui ma ei ole selle ühe valdkonna spetsialist. Aga tegelikult päriselus inimesed ei tule sinu juurde diplomite pärast, nad tulevad sinu juurde sinu energia pärast. Ja siis otse loomulikult see, mida siis sul tegelikult on inimestel anda, mida sa enda puhul liiga lihtsaks ja loomulikuks pead ja enamasti me väga palju panustame sellele, et kuidas on õigesti vaja asju teha. Me millegipärast arvame, et kui me teeme asju õigemini või nii, nagu teised teevad, et siis nagu see tulemus on ka sama. Ja ei ole ju. Ei ole. Et jaa, meil on oluline teada mingisuguseid toimivaid viise ja tehnikaid. Näiteks ka see, mida sa õpetad. Et väga paljusid neid tööriistasid ma saan oma elu rakendada, aga lihtsalt see viis, kuidas ma neid rakendan, ei ole üks ühele. Ja samamoodi ongi see, et kui ma nüüd istuksin ka 10 inimesega, alustuseks ma arvan, näiteks kodulehe tegemine on erakordselt praktiline oskus, mis annab sulle väga palju loomingulist vabadust, et sa ei pea nii-öelda kogu aeg kellestki teisest sõltuma, vaid sa saad seda luua, üles ehitada ja muuta ja mugandada täpselt nii, nagu sa tahad. Nüüd jällegi, me võime kõik õppida selle sama oskuse, kuidas teha kodulehte, aga kui me nüüd teeme seda enda seest loominguliselt, siis me kõik läheme täpselt samad oskustega, kas või täpselt samal platvormil, teeme täiesti erinevad kodulehed. Nüüd, mida ma olen Eestis palju näinud, on see, et Eestis on nagu mõned väga ägedad kodulehtede tegijad, kellel on oma kindel stiil. Ja siis, kui sa lähed ja näiteks, ma kasutan lihtsalt praktilist näidet, et oletame, et ma nüüd lähen ja tellin sellelt inimeselt kodulehe, ja ma olen näinud neid samalaadseid kodulehti, siis ta ju tegelikult võtab minu ja kuidagi nagu jällegi oleneb teenuse pakkujast, et kes kui palju rohkem teeb seda minu põhiselt, kes kui palju rohkem paneb minu mingisse nagu pakendisse, mis juba toimib. On see siis nüüd ehe või ei ole? See ongi põhjus, ma ütlesin, nüüd tuleb järjekordne, ma ei tea, mingi uue teema ja laiv, aga see ongi põhjus, miks tegelikult ettevõtjatel on raske teinekord tellida kodulehe. Ma tean, sellepärast ma olengi õppinud ise ka nii paljusid asju ise tegema. Ja jällegi, kui ma lähtuksin sellest, mida kogu maailm räägib, on ju, et lihtsalt nagu outsource everything, siis väga paljud nendest asjadest ei tundu mulle loomulikult, see ei ole mina. Ja ma saan aru, et mingid asjad, mida ma teen, ongi nagu kodukootud ja keegi spetsialisteks paremini, aga kui mina ei tunne ennast sellega mugavalt ja ma tunnen, et see kuidagi nagu ei ole mina ja inimesed tulevad tegelikult sinu juurde ja see selline võib-olla taustajada, et ma olen 3-5 sakraalne tüüp ja ma olen aru saanud, et kui ma kuidagi moodi ei presenteeri ennast päris nii, nagu ma loomulikult olen, seesama ehedus on kõige kõrgem sagedus, on ju, siis ma võin küll ligi tõmmata palju inimesi, aga suure tõenäosusega suur osa nendest inimestest tulevad mingisuguste teistsuguste ootustega. Ja
mulle nagu ei meeldi inimesed kõrgendatud ootustega ja siis nagu see, kui on nagu mingi pettumus ja näe, ma tahtsin midagi muud ja värki ja see nüüd on hästi minust endast lähtuv, aga ma olen aastaid püüdnud jõuda kohta, kus ma kuidagi võimalikult selgemalt ja mulle omasemalt kommunikeeriksin üldse seda, mida ma teen ja kuidas ma teen. Ja see on võib-olla ka see, miks ma olen ka mingeid asju kuidagi, mingid podcastid ja värgid, et miks ma olen ka kuidagi neid asju jaganud. Teine asi on see, et ma olen nagu tundnud, et see kõik on mind väga palju aidanud ja et väga paljud inimesed saavad ka ise noppida mingeid väikeseid killukesi ja laias laastus, mida paremini meil kõigil läheb, seda paremini läheb meil kõigil. Ja et usaldanud, et okei, et kui kedagi ikka väga kõnetab, siis ta tulebki kas siis mingile koolitusele või konsultatsioonile, teekonda, kuhu iganes, eks. Et aga ma olen ise hästi tundnud seda, et pigem olgu neid inimesi ja kliente vähem, aga tulgu päriselt need inimesed, kellega mul on see resonants, kelle heaks ma saan midagi teha, keda see päriselt kõnetab ja puudutab. Ja see on hästi suur erinevus ja ma ei ütle, et siin on nagu üks on hea või teine on halb. Et on väga okei, kui sulle on omane loomulik kõnetada massi ja siis on samas väga okei ka see, kui sa nagu edastad seda sõnumit nii, nagu sina edastad ja siis lihtsalt nagu usaldad, et keda iganes kõnetab, seda iganes kõnetab, eks. Ja seetõttu on mulle tundunud ka, et mis puudutab ka mingeid kodukaid või muid asju, et teha seda kuidagi, jällegi mina olen ka muutuv nähtus, on ju, ja teha seda või püüda seda teha võimalikult nii, nagu mulle omane ja kui kellelegi teisele ei meeldi, siis see ongi fine. See on fine, et on väga palju teisi inimesi, kes teevad teistmoodi ja see on väga-väga okei, et meid siin planeedil on nagu, ma ei tea, päris palju. Jumal tänatud, et me kõik omavahel kuidagi seotud ei ole, omavahel ei resoneeru. Ja see on nüüd olnud hästi minu selline lähenemine. Ma näen juba keskkondasid ja igast muid peensuseid ja keskkond muide mängib ka äris ettevõtluses olulist rolli, aga ma ütlengi, et tegelikult siin on peensused. Et siit on tegelikult võimalik luua sulle niisugune nii-öelda sulle sobiv custom-made ettevõtluse, ma ei teagi, arenguplaan või? Väga vinge. Ja just mitte selles oskuste võtmes, ehk siis sa võid igasuguseid tehnikaid rakendada, näiteks, et just nimelt kodulehe tegemine on ju, või siis ka mingisuguse, ma ei tea, saiakeste küpsetamine. Lihtsalt küsimus on nagu selles, et kuidas sina loomulikult neid saiakesi küpsetad, mitte niivõrd retseptis. Väga vinge. Ma ei tea, minu meelest see, mis Helena on praegu siin rääkinud, on lihtsalt nii julgustav olnud, et tõesti nagu ühelt poolt võtta need äriõpikud ja turundusõpikud ja võib-olla sirvida diagonaalis nad läbi ja vaadata, mida üldiselt arvatakse, aga ikkagi nagu pöörata see pilk enda sisse, teha endal kõigepealt saada aru, mis tüüp sa oled, mõista ise ennast ja läbi selle ettevõtluses luua ise omad reeglid, omad tingimused. Aitäh sulle, Helena, selle julgustava hommiku eest. Ma usun, et sinul oli ka põnev ja põnev ise enda sisse vaadata, aru saada endast natukene paremini rohkem ja selle võrra siis teha ka selliseid enesekindlamaid ja julgemaid otsuseid. Et kui midagi siiamaani pole töötanud nii nagu vaja, on ju. Ja ma tegelikult selle võiks kusjuures täiega siia lõppu kõlama, et kui miski pole siiani toiminud, ja sa oled nagu täiega proovinud ja sa oled nagu kohas, kus on täpselt niisugune tunne, et tead nagu, ma annan alla. Et ma näen, et teiste puhul täiega toimib ja minu puhul üldse ei toimi. Et siis lisaks vägisi punnitamisele ja allaandmisele on kolmas tee ka. Proovi teisiti. Et võta kuidagi natuke mängulisemalt, kergemalt ja et proovi teisiti. Et mis siis, kui see mudel nende inimeste puhul toimib ja tegelikult väga palju mudelid ongi loodud, ma võiksin ka öelda, et millised mudelid, manifestorid on ju ja nii edasi, et on inimesi, kes leiavad selle mudeli, mis nende puhul toimib ja nad kuidagi, võtsingi a la seemne, panin selle enda peenrasse, näed, mul juhuslikult ongi ideaalne keskkond, ideaalsed ilmastikutingimused, näed, see kaktus kasvab mul siin kõrbes väga hästi. Et nüüd, kui sa võtad selle kaktuse, paned selle Eestis mulda, et ta võib sulle elus püsida, aga ta on kunstlik. See ei ole tema jaoks loomulik keskkond, ta ei kasva siin. Nüüd, kui sa tahad kaktust kasvatada, tooda tuppa. Kui sa tahad midagi kasvatada aias, istuta sinna midagi muud. Et see. Et on olemas ka selline sulle omane loomulik viis ja üks selline klišee, mida ma olen palju rõhutanud, mida ma tean, et palju räägitakse, aga päriselt ka sinu selline konkurentsieelis ja see on nagu nii äge, miks mulle meeldib ka see loovettevõtluse põhimõte, miks ma tegelikult tunnen, et see on ka teema, millest ma ise tahan tegelikult sel aastal kuidagi rohkem rääkida. Et kui me räägime millegi loomisest, siis me ei saa rääkida konkurentsist. Sest kui me räägime loomingust,
ja kui sa teed seda sulle omasel loomulikul moel, siis ei ole võimalik, et isegi siis, kui me teeksime sama asja, et me teeme seda ühtemoodi. Päris äge on ju. Et see selles mõttes, ma arvan, et sinu kõige suurem konkurentsieelis on üldse mitte konkureerimine, vaid asjade omal moel tegemine. Mitte keegi teine ei ole sina, mitte keegi teine ei tee asju loomulikult nii, nagu sina seda teed. Ja see on see kõige suurem, nii-öelda see konkurentsieelis. Ja võt, kui seda nagu mitte lihtsalt klišeena kuskil taustal hoida, vaid püüda hakata otsima seda, et okei, et aga mis on see minu loomulik viis, siis see on see, kus asjad hakkavad juhtuma. Väga kiht. Igal juhul tõmbame tänaseks otsad kokku ja Helena tuleb kindlasti siia veel. Meil on üks põnev teema veel, on ju? Meil on neid minu meelest päris palju juudid. Ja me oleme juutidest ja rahast rääkinud. See on ka täiega põnev teema, et juutide põhimõtted ja kuidas nemad suhtuvad sellesse hoopis teistmoodi kui meie. Seda ootan mina ka pikisilmi järgmist kohtumist, aga igal juhul suur tänu, et sa veetsid meiega siin selle mõnusa reede hommiku. Sa said julgustust. Lihtsalt on vaja otsustada, tegutseda, muuta midagi ja kaevata enda sisse ja teha seda, mis sa tunned. Ja loomulik on õige. Ma jääks selle juurde, et vaata üle kõik see, mis tundub sinuks hästi ebaloomulikuna, aga kus sa punitad ikka veel ja vaata, kas sa näed mingit muud teed või viisi. Väga äge. Mõnusat reedet sulle, toredat nädalavahetust ja kohtume jälle uuesti reedel. Tšau! Tšau!